Tere, mina olen Jaanus Ringmäe. Ja mina olen Kai Ringmäe. Me räägime edasi seksuaalsuhtest ja räägime siis üksusest asjast nagu maailmalikust käitumisest. Nüüd vaata vahel inimesed, kui seda teemat puudutakse, siis nad tahaksid hoopis rohkem teada, kuidas siis see asi peaks käima ja mis iganes. Nüüd me ei hakka nendesse detailidesse niivõrd minema, vaid me tegeleme väga palju just sellega, ka mida Jumala sõna ütleb meile ja need standardid ja printsiibid ja raamistikud, mis Jumala sõna meile paneb. Aga näete, kui me abiellusime, siis meil oli vist üks esimesi sünnipäev, me peame sageli neid koos, siis ühed inimesed kinkisid meile sünnipäevaks ühe raamatu. Nad ei teinud seda pahatahtlikult, ma arvan, nad lihtsalt tol hetkel võib-olla ei saanud sellest paremini aru. Ja see oli siis nii-öelda, kuidas me nimetame, seksuaalsuhte õpik või midagi sellist, aga see oli maailma inimeste kirjutatud. Ja me toolkord pärast seda kingituse saamist tegime selle raamatu korraks lahti ja me sulgesime kohe ja me viskasime selle minema. Sest et see oli, selles mõttes see pildimaterjal ja kõik, mis seal sees oli kaugel kõigest sellest, mis me kristlasena peaksime üldse lugema või vaatama. Nüüd, see on üks tarkus tegelikult ka, võib-olla keegi nii karmi asja otsa võib-olla ei satu kohe, aga vaata vahel inimesed lähevad ka igasugustele koolitustele või seksuaalnõustaja juurde ja kes ei ole üldse kristlane, kelle ei ole Jumala sõna printsiipe ja mõtleb, et aga piibel ju ei räägi nii palju seksist, räägib küll. Piibel räägib meile piisavalt palju nendest teemadest, nii palju, kui meil on vaja teada. Ja see on seesama asi, et me üritame otsida mingisugust maailma tarkust, kus on toodud sisse igasugused seksuaalperverssused ja veidrused ja haiged asjad, mis toovad tegelikult hävingu sellesse suhtesse. Ja see ei ole nagu öeldakse midagi sellist, mis me kristlasena vajaksime. Ja miks Jumal on pannud need raamid ja piirid meile? Sellepärast, et meid hoida. Mitte hoida meid ära millestki heast, vaid hoida meid just millegi negatiivse eest. Ja see ongi see põhjus, miks Jumal on pannud teatud printsiibid ja ka raamistikud meile ka elustiilid, elus käitumiseks üldse. Ja tihtipeale need väga enamus teemades on see, et kui sa võtad midagi, mis nagu maailm räägib mingist teemast, siis tegelikult tihti on see, et Jumala nägemus sellest on täiesti vastupidine. Täiesti teistpidi. Ja nüüd, kui me võtame siis selle seksuaalteema, siis tegelikult maailm on see, kes nagu nad ütlevad maailmas tihti see, et ma pean ikkagi ju kindel olema, et ma ikkagi sobin selle inimesega voodis. See on nende jaoks see number 1. Enne kui me üldse kas hakkan selle inimesega koos elama või veel abiellun, siis kindlasti ma pean tegema kindlaks, et ma temaga sobin voodis. See on täielik kuradi vale. Selles mõttes, et me peame kristlastena, me peame teadma, kes on Jumala plaan ja tahe meie elu jaoks. Ja kõik see muu tuleb iseenesest, see ei ole üldse oluline küsimus. Nii et kristlasena ei tohiks mitte keegi küsida selliseid rumalaid küsimusi, nagu küsib maailm. Ja jälle me ei tohi võtta seda malli ja seda nii-öelda eeskuju maailmast, sest et maailm ei tea tegelikult, mis on tõde, mis on valgus ja mis on hea. Aga Jumal teab seda ja kui me järgime Jumala sõna, siis me oleme kindlas kohas. Ja kui me vaatame veel eelmises saates, me vaatasime ka 3. Moosese raamatusse ja 18. peatükk esimesest salmist ja selle peatüki nimi siis on keelatud abielud ja vahekorrad, see tähendab ka keelatud vahekorrad. Ja ma mainisin just, et tegelikult see ainus õige vahekord ongi see, kui inimesed on lepingus. Jumal ei kirjuta alla ka sellele, et me lihtsalt elame koos ja nüüd vaatame, kas me sobime. Siuke asi see lihtsalt ei ole õige Jumala silmis. Ja ainult see, kui naine ja mees on astunud lepingusse, nad on abiellunud, nüüd on see nii-öelda seksuaalvahekord õige ja hea ja ka õnnistatud Jumala poolt. Nii et see peatükk räägib nendest asjadest. Aga esimesed 5 salmi ütlevad nii. Ja Jehova rääkis Moosesega öeldes, räägi Iisraeli lastega ja ütle neile, mina olen Jehova teie Jumal. Nüüd see ongi ka oluline, et kas Jumal on meie jaoks see Jumal?
See, kes määrab, mida meie oma elus teeme ja kuhu suunda me läheme. Sest et kui me teda kuulame, siis me peaksime pidama teda tõesti nagu see, et Jeesus peaks olema meie issand või see, kellel on sõna sekka öelda meie ellu. Amen, et me ise ei vali neid asju, vaid et me peaksime järgima Jumala sõna. Ütleb, ärge tehke, nagu tehakse Egiptuse maal või siis maailmas, kus te elasite, ja ärge tehke, nagu tehakse Kaanani maal või siis paganate seas, kuhu ma teid viin. Te ei tohi käia nende seaduste järgi, te peate tegema minu kohtuseaduste järgi ja tähele panema minu seadlusi, et käiksite nende järgi. Jah, pange tähele minu seadlusi ja minu kohtuseadusi. Inimene, kes teeb nende järgi, elab nende varal. Mina olen Jehova. Ja ma loen ka 30. salmi siin, ütleb, pange siis tähele, mida tuleb tähele panna, et te ei täidaks nende jäledaid kombeid, nagu on tehtud enne teid, ega roojastaks endid nendega. Mina olen Jehova, teie Jumal. Me näeme siin, et Jumal tegelikult, need käitumis- ja eluviisid ja käitumismallid, mis on maailmas, Jumal peab neid jäledaiks. Amen. Ja see on ka, miks me ei tohi võtta eeskuju maailmast. Ja me ei tohi kuulda võtta maailma inimesi. Ja me ei tohi minna küsima nõu nendes teemades maailma inimeste käest. Sest et see, kuidas nemad mõtlevad nendest asjadest ja ka see elustiil ja viis, mida nad elavad, see on jäle Jumala silmis. Amen. Sest et kui me mõtleme seda, et me päris alguses ütlesime ka, et seksuaalsus on midagi, mis Jumal pani meie lihasse. See on midagi, mis on meie lihas. Ja nüüd kõik igasugused nii-öelda valed tõmbed ja himud tegelikult ongi tihti need, mis on meie lihas. Kui me mõtleme isegi kõik, kus inimesed nii-öelda võivad minna üle ääre või nagu öeldakse üle parda. Inimene võib minna söömisega üle ääre. Inimene võib otseselt süüa ennast surnuks. Ja. Kahjuks. Inimene võib juua ennast surnuks, kui me räägime alkoholist. Nii söömine, nii joomine, need on midagi, mis on meie lihas. Tõmbed ja himud, mis on meie lihas. Et süüa veel ja süüa veel ja süüa ikka seda veel ja juua ikka rohkem. Nüüd seksuaalsus on täpselt see sama. Nüüd nagu sa tõid ka näite sellest pornograafiast. See on midagi jälle, see on midagi, mis on meie lihast tõmbamas inimest. Ja jälle, mida me peame tegema nende himudega, mis tõusevad üles meie lihas? Me peame valitsema nende üle. Amen. Kui meie liha ütleb ja karjub veel selle 4. ja 5. koogitüki järele, mis on seal laua peal, siis mina, see seespidine inimene, peab ütlema oma lihale ei. Nüüd on kõik ja nüüd aitab. Või ütleme, keegi inimene, kes tal on probleemi alkoholiga, siis tema seespidine inimene peab üles tõusma ja ütlema ei, ma ei tõsta seda klaasi. Ja meie peaksime valitsema nende lihahimude üle, sest et himu on üks huvitav asi. Õpetussõnades ta räägib sellest, et ta toob üks huvitava näite, et himu on nagu ka üks verekaan, mis ütleb kogu aeg anna. See tähendab seda, himu ei saa mitte kunagi täidetud. Ja see on üks enesepettus, kui me arvame, kui inimene näiteks, kui me räägime siin seksuaalteemadest, inimene komistab näiteks pornograafia otsa ja ta hakkab vaatama selliseid asju kuskilt ekraani pealt või kust iganes oma mingisugusest device'ist, siis üks asi, mis on, ta õhutab ja äratab üles himu selle asja vastu, mida ta on vaatamas. Ja nüüd see on üks enesepettus, kui inimene arvab, et ma komistasin, ma vaatasin selle ühe ära, aga nüüd on kõik. See himu hakkab teda tõmbama. Ja see himu, ta kunagi ei saa tegelikult rahuldatud. Ja see inimene leiab ennast mingil hetkel vaatamas seda rohkem ja rohkem. Ja tegelikult, kuna see on ka otseselt väga kuratlik asi, kõik himud tegelikult, nad on tegelikult kuratliku nii-öelda taustaga, sest et kurat on see, kes tahab meid himudega tõmmata lihtsalt Jumala juurest ära ja tõmmata meid patu sisse. Ja nüüd on see, et kui me anname järele nendele asjadele, siis tegelikult ka see, kui me räägime pornograafiast, miks see on nii ohtlik asi?
sest et see ei lõpe seal, kus see algab. Sest et see himu ei saa kunagi rahuldatud ja inimene leiab ennast mingil hetkel sellises augus, sest et see asi läheb aina rüvedamaks, see asi läheb aina jäledamaks, seal on nii-öelda aina vägivaldsemaks ja pimedamaks ja mida iganes veel. Me peaks nii-öelda valitsema selle asja üle, panema stopi kohe, kui me avastame, et me isegi oleme komistanud tänu Jumalale, Jeesuse veres, tänu Jumalale, et seal on andeks and olemas Jeesuses. Me peaksime oma patud tunnistama, aga me peaksime ammutama Jumala käest jõudu, et nüüd panema stopi sellele asjale. Ja kui vaja, viska minema oma arvuti, kui vaja, viska minema oma tahvel, mis iganes asjad sul on, kust sa võid ligipääsu. Aga kõige parem on see, et me ehitame ennast tugevaks Jumalas, et me suudame panna stopi nendele asjadele. Sest et see himu ei saa mitte kunagi tegelikult rahuldatud. Ja see on üks lõks, kuhu kurat tahab meid tõmmata, et lihtsalt tõmmata meid täielikult paksu nii-öelda muda ja pori sisse ja tegelikult patu sisse. Ja meil on vaja sealt välja tulla. Ma loen Rooma kirja 12. peatükist. Me oleme seda paari teise asjaga seoses kasutanud seda kirja kohta. Aga see on väga oluline asi tegelikult selles kontekstis jällegi vaadata. Rooma 12.2 ütleb niimoodi. Ja ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täielik tahtmine. Nüüd üks asi, kui nüüd me saame kristlaseks, siis me sünnime uuesti. Nüüd, mis asi sünnib uuesti? See on meie sisemine inimene, ehk meie süda saab uueks. Nüüd meie mõtlemine, see siis ongi meie meeled, ehk siis meie hingeala, see ei saa sel hetkel kohe uueks. Ja samuti ka meie liha ehk meie füüsiline ihu ka sel hetkel ei saa kohe uueks. Jumal võib selle küll tervendada, kui selleks on vajadus, aga iva on sellest, et me näeme seda, et on üks ala meist, mis on kõige olulisem ala, see saab täiesti uueks. Ja see saab uueks looduks. Seda Piibel ütleb ka nii, siis kui keegi on Kristuse, siis ta on uus loodu. Et see sisemine inimene on saanud uueks. Aga nüüd ta ütleb, et aga siiski ärge saage selle maailma sarnaks, vaid muutuge teiseks. Ta räägib ikkagi ühest muutusest, mis toimub ka kristlase elus. Ja mis asi siin nüüd muutuma peab? Tema hingeala ja ka tema füüsiline ihu. Need on need kaks ala, mis nüüd me saame põhjustada seda muutmist. Me näeme seda, et Jumala sõna on see, mis muudab meid, aga meil on siiski oluline samm midagi selle juures teha. Ta ütleb, et muutuge teiseks oma meele uuendamise teel. Nüüd, kui ma loen selle sama kirjakoha ühest ingliskeelsest tõlkest, mis on siis New Living Translation, ütleb niimoodi. Ärge kopeerige selle maailma käitumist ja kombeid, vaid laske Jumalal muuta teid uueks inimeseks, muutes teie mõtteviisi. Siis sa õpid tundma Jumala tahet sinu jaoks, mis on hea, meeldiv ja täiuslik. Nüüd me näeme seda tegelikult, mis ta ütleb, et me esiteks me ei tohi kopeerida selle maailma käitumist ja kombeid. Nüüd me näeme, see puudutab ilmselgelt ka seksuaalkäitumist. Et on mõningad asjad, mis on tänasel päeval ühiskonnas vahest kirjutatakse nendele asjadele alla ja öeldakse, et nendega inimesed lihtsalt on sellised ja näiteks on homoseksuaalsus või lesbinism või erinevad muud sellised väga haiged ja veidrad seksuaalsuhted, siis need ei ole Jumala poolt aktsepteeritud mingil kombel. Ja nüüd me ei saa omaks võtta neid asju. Mis nende inimestega saab, Jumal tahab neid muuta. Ilmselgelt, kui nad tahavad oma elu Jumalale anda, Jumal tahab nad tuua päästmisele ja nüüd neil on ka vaja samamoodi muuta oma mõtlemine. Aga nüüd me näeme siin, et me ei saa omaks võtta selle maailma käitumisi ja kombeid. Järelikult ka, kui me räägime seksuaalsuhtest, siis miks me räägime sellest, et selle maailma eeskujud ei tohi olla need, mille räägime oma seksuaalsuhte paika paneme, mõni ütleb, et vaatame pornograafiast, võtame sealt ideid. See on väga vale koht, kus kohast võtta ideid ja kuidas asju peaks tegema. See peaks olema Jumala sõna printsiibid, Jumala sõna armastusest lähtuv, kahe inimese omavaheline kokkulepe ja see, kuidas on ise otsustanud ja suhelnud selle asja suhtes. Aga iva on selles just, et see oluline mõttelaad on see, et meie eeskujud ei tohi olla valest kohast. Ja siis ta ütleb just, et me muutume teiseks inimeseks muutes mõtteviisi. Ja siis järelikult see mõtteviisi muutumine on üks väga oluline asi. Ja inimesed, kes tulevad Jumala juurde, need mõtteviisid, mis neil kaasas võivad olla, need võivad olla vägagi, kes teab, moondunud ja väärastunud.
ja nad nagu öeldakse, kohe kristlaseks saades nad ei pruugi alguses isegi aru saada, kui vale see mõttemall on või see, kui sa tõid ka välja selle, et isegi, et vahest vaadatakse naist kui seksuaalobjekti, siis ka see mõtteviis on vale. Ja sest see on igal pool ka meie ümbritsevas ühiskonnas väga levinud see, et nagu isegi naised, ütleme, nad arvavadki seda, et nad peavadki ennast eksponeerima sellisel kombel, pannes ennast riidesse väljakutsuvalt, eksponeerides oma intiimsemaid, ütleme, ka kehaosi, võib-olla rindasi või erinevaid muid asju, ütleme jalgu ja midagi taolist, aga see on tegelikult üks problemaatiline ala tegelikult. Miks pärast, sest see mõttelaad on see ja millegipärast, ütleme, see on sageli just võimendunud just ka, ütleme, ka lauljate ja ütleme just muusikaartistide puhul, et kui nad on naisterahvas, kui nad tulevad lavale, siis nad panevad ennast riidesse väga välja kutsuvalt ja nii-öelda esitledes ennast kui seksuaalobjekti. Ja me näeme, kuidas kogu see asi on kõik sellesse põimunud ja vahest inimesed on sellega nii ära harjunud kuni selle tasemeni, kus isegi presidendi vastuvõtule vahest inimesed tulevad sellises riietuses, et see paneb ahetama täiesti. Võiks olla, nagu öeldakse, viisakas ja akadeemiline, aga ei, sest et see mentaliteet on nii sisse imbunud ühiskonda, et naine on seksuaalobjekt. Nüüd me ei saa neid mentaliteete lasta oma perekonnas olla. Ka meie enda abikaasa ei ole meie jaoks ka üks seksuaalobjekt. Ta on keegi, kes on meie kaaslane, kellega me tahame koos olla, kellega me tahame suhelda, kellega me tahame aega veeta. Ja need on väga olulised mentaliteedid, need panevad paika ka just selle, mismoodi meie seksuaalsuhega toimib ja funktsioneerib. Siis kui ta on valedel alustel ja mõttelaadid on valed, siis on selles asjas väga palju probleeme ja pingeid ja igasuguseid muid asju. Et see on tegelikult väga oluline, et me mõtleme selle peale, et me võtame mallid ja arusaamad õigest kohast. Ja, mõtlemine on väga oluline. Ja ma loen Rooma kirjast, seal räägib täpselt samast asjast. Rooma kirja 8. peatükk ja ma loen 5. salmist. Ütleb, sest kes elavad liha järgi, nende meel, nüüd ta eraldab need kaks asja, liha ja meel. Kes elavad liha järgi, nende meel on suunatud lihalikele asjadele. See tähendab seda, et kui inimene on lihalik, siis ta mõtleb lihalikele asjadele. Ja ütleb, et aga kes elavad vaimu järgi, neil, siis me võiks öelda, nende meel on suunatud vaimsetele asjadele. Nii et kui inimene on vaimulik, siis ta mõtleb ka vaimulikult, ta mõtleb kooskõlas Jumala sõnaga. Sellest võib ka näha, kes on lihalik ja kes on vaimulik tegelikult. Ja ütleb, sest liha mõtteviis, see on surm. See tähendab, kui me elame lihaliku elu, kui meie mõtlemine on suunatud nendele lihalikele asjadele, nendele himudele, sest et üks asi on huvitav, Paulus näiteks ütles Timoteosele, põgene noore ea himude eest, põgene. See ei ole midagi, mida jääda vaatama või kuulama või kuidagi viis. Ei, ta ütleb põgene. Sest see on tõsine asi tegelikult, kui kristlased nii-öelda hammustavad sellesse vilja sisse. Sest ta ütleb, sest liha mõtteviis on surm, aga vaimu mõtteviis on elu ja rahu. Sellepärast, et liha mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala käsule ega võigi alistuda. Kuidas ta ei alistu, kuidas ta ei võigi alistu, sest et ta mõtleb kogu aeg lihalikele asjadele. Jumalal ei ole lihalike asjadega mitte midagi pistmist. Amen. Ja ta ütleb, et kes siis liha meeles on, need ei või olla Jumalale meelepärased. Kui me tahame olla Jumalale meelepärased, me peaks mõtlema mõtteid, mis on kooskõlas tema sõnaga. Amen. See on see, kui me oleme talle meelepärased, see on see, kui meil läheb ka hästi, sest et nüüd me oleme kuuletumas talle. Ma loen edasi 12. salmist, ütleb, sellepärast nüüd vennad, oleme küll võlglased, aga mitte lihale, et elada liha järgi, sest kui te liha järgi elate, siis te surete. Ja ütleb, ja jälle, mis see surete tähendab? See ei tähenda seda, et kui ma elasin nüüd lihaliku elu see päev, et siis ma nagu lihtsalt kukun kokku ja suren ära. See ei tähenda seda. See tähendab seda, et see surm räägib sellest, et me oleme millestki lahutatud. Kui inimene lahkub siit maa peal, siis tema vaim saab lahutatud tema ihust. Kui inimene on nii-öelda vaimselt surnud, siis ta on lahutatud Jumalast. Amen. Tal ei ole seda kontakti Jumalaga. Ja nüüd ongi see, et kui me elame lihaliku elu, siis tegelikult ta ütleb seda, et me sureme. Mis see tähendab seda? Me saame Jumalast
lahutatud või eraldatud. Amen. Me ei mõtle enam tema mõtteid, me ei käitu nii, nagu tema meile on öelnud, me ei räägi sõnu, mis tema meile öelnud, et me peaksime rääkima, me ei käi armastuses, me ei käi rahus, me ei käi pikameelsuses, kannatlikkuses. Nüüd me tegelikult, kui me elame maailma viisi ja lihaviisi järele, me lahutame ennast Jumalast. Vaikselt me lähme kaugemale Jumalast. Ja ta ütleb, aga kui te vaimu läbi ihuteod suretate, siin on jälle üks oluline asi. Me teeme seda vaimu läbi, see tähendab, et püha vaim tuleb meile appi. Amen. Et need ihuteod ja himud ja tahtmised nii-öelda suretada. ja üks viis, kuidas me suretame midagi, on see, et me näljutame ta ära. Amen. See, et me ei tohiks toita ennast teatud asjade ja teemadega. Amen. Kui näiteks inimene ei ole abielus, ta ei tohiks ennast toita seksuaalsete asjadega. Või isegi igatsusega, et abielluda, vaadata mingisuguseid romantilisi filme kogu aeg ja me ei tohiks toita ennast sellise asjaga. Miks? Sest et mul ei ole sinna asja. Me peaks selle nii-öelda ära näljutama. Ja ta ütleb, et kui te ihuteod suretate, siis te elate, sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Me näeme seda, et mitte meie himud ja tahtmised ja igatsused, mis on meie lihas, ei tohiks meid juhtida. Jumala vaim peaks meid juhtima ja nüüd me oleme Jumala lapsed. Sest et Jumala vaim ei juhi meid valedesse kohtadesse. Jumala vaim ei juhi meid pornograafiat vaatama. Jumala vaim ei juhi meid himustama, igatsema kellegi teise naist või meest. Jumala vaim ei tee seda. Aga jälle, et meie mõtteviis on väga oluline. See, kuhu me oma mõtlemise suuname, sinna tegelikult me ka läheme. Ja seda me tegelikult ka teeme. Ja Galaatia kirja 5. peatükk ja 16. salm ütleb niimoodi. Aga ma ütlen, käige vaimus, siis te ei täida mitte lihahimusi. Jälle, me peaksime käima Jumala vaimu juhtimisel ja me ei täida lihahimusi. Või siis ka Efeslaste 4. peatükk ja salmid 22 ja 23 ütleb, teil tuleb enesest ära heita endise elu poolest vana inimene, kes ennast hävitab järgides petlikke himusi ja saada uueks oma meele vaimus. Või siis ütleb laiendatud tõlge, pidevalt uuenedes oma meele vaimus. See tähendab jälle, me peame mõtlema Jumala mõtteid. Amen. Ja ta ütleb väga hästi, et me tegelikult, kui me järgime neid petlikke himusid, mis on meie lihas või ka meie hinges, me tegelikult hävitame oma elu, me hävitame oma abielu, me hävitame oma suhted. Nii et me ei tohi järgida neid himusi, me peame järgima Jumala vaimu ja siis me oleme kindlas kohas. Amen. Ma loen Mattuse evangeeliumi 5. peatükist ja 27. salmist. Nüüd see kirja kohta on, me saame aru, ja Jeesus räägib tegelikult just uue lepingu perioodis, sellest, milles me täna oleme elamas. Ja ta ütleb ühe väga huvitava printsiibi siin välja. Ta ütleb, te olete kuulnud, et on öeldud, sa ei tohi abielu rikkuda. Ja see on meil läbi vana lepingu, läbi uue lepingu väga selgelt paigas. Ta ütleb, aga mina ütlen teile, et igaüks, kes naise peale vaatab teda himustades, on juba abielu rikkunud temaga oma südames. Nüüd, mis see tähendab tegelikult? Me näeme seda, et siin ta paneb ühe palju kõrgema standardi uues lepingus. Ja kuhu see standard tegelikult läheb, mis tähendab vaatab tema peale himustades. See on tegelikult see, mis toimub selle inimese peas. Ehk siis me näeme seda, et siin ta toob sisse ühe asja, et meil on vaja kontrollida oma mõtteid. Nüüd, see on üks asi, mis tegelikult väga palju, isegi kristlased kahjuks ei usu seda, et sina võid mõelda seda, mida sina tahad. Nüüd, see on sinu meelevallas, sinu mõtted. Mõni ütleb, et no aga mul lihtsalt on sellist tüüpi mõtled, ma olen lihtsalt sellist tüüpi inimene. See ei ole. See on meie otsustada, mida me tahame, mis tüüpi me oleme. Mõni ütleb, aga ma olen lihtsalt võib-olla väga kurvameelne ja depressiivne inimene. See on mõttelaad ja see on võimalik muuta. See on sama, millest me enne ka rääkisime, et me muutume teiseks oma meele uuendamise teel. Ja see sama ka, mõni ütleb, et no aga mulle meeldib ju neid naisi vaadata või midagi taolist ja himustada. Mõningad inimesed isegi mängivad sükeste asjadega, ütlevad, et noh, ma ei pane päris halasti naiste pilte endale kuskil üles, aga ma panen sükseid poolpallijaid või midagi taolist või sükseid, mõni nimetab seda eurootiliseks. Nüüd, see on asi, mis
on juba, mida toidab himustamist. Ja see ei ole midagi sellist, et naine ei ole seksuaalobjekt, keda peab siis pildi peale panema sellisel kombel just, et teda oleks võimalik teda nagu himustada. Et see on üks väga vildakas ja vale mentaliteet ja nii-öelda ta just väga selgelt annab sellele lausa hinnangu. Ta ütleb, et kes naise peale vaatab teda himustades. Ta ütleb, et seesama mõttelaad, kui see inimene laseb jääda sellel mõttelaadil või mentaliteedil enesesse, siis see ongi juba see, et ta on abielu rikkunud. Et see ei ole isegi teoks veel saanud, aga see mõttelaad, kui on selline väga vale. Nüüd see paneb meile vastutuse. Me peame kontrollima mõtteid. Me peame kontrollida oma mõtteid ja me saame seda teha. Nüüd üks asi ei ole see, et ma viskan need pahad mõtted välja. Ei, sul on vaja panna õiged mõtted asemele. Võta Jumala sõna. Teatud kontekstis isegi, kui sellised nii-öelda ideed või himud tahavad sinust tõusta, räägi teatud printsiipe. Mida printsiipe? Neid printsiipe, mida Jumala sõna ütleb selle asja kohta. Ütleme, kui keegi teine seal ei ole just koha peal või siis ka privaatselt, siis ütle, mida Jumala sõna ütleb selle asja kohta. Ma olen uus loodu Kristuses Jeesuses. Ma olen puhtaks pestud, ma olen õigeks mõistetud. Minul ei ole sellist tüüpi igatsusi. Küsid, kuidas ei ole, aga mul on, ei ole. See on sinu hingele ja siin väljaspoolt pakutakse. See on midagi sellist, mida sulle söödetakse ette, et sa teadlikult seisad sellele vastu. Ka Jeesus seisis kuradile vastu, kuidas kohas. Ta ütles teatud asju välja. Ja me peame siin vaatama, kuidas ta edasi ütleb siin. 28, tegelikult 29 lähme. Ent kui su parem silm sind pahandab, siis kisuda välja ja ta heidada enesest ära. Sest selle on parem, kui üks sinu liikmetest hukkub, kui aga kogu su ihu heidetakse põrgusse. Ja kui su parem käsi sind pahandab, siis raiuda maha ja heidada enesest ära, sest sulle on parem, et üks sinu liikmetest hukkub, kui aga kogu su ihu läheb põrgusse. Nüüd see on see, mis ta paneb tegelikult siin väga selgelt paika. Me peame väga jõuliselt kontrollima oma mõttelaadi, oma hoiakud ja oma suhtumisi. Ja see on see, mida ta tegelikult selle võrdpildiga toob sisse. Ta ei ütle seda, et sa pead sõna-sõnad seda tegema, aga ta räägib just, et suhtu väga karmilt nendesse himu mõttelaadidesse, nendesse asjadesse, kui need üles kerkivad ja seisa neile vastu ja valitse nende asjade üle konkreetselt.